Mhm. Ja puhkamine on väga huvitav asi, jah. Sa eriti kui sa, kaevad, sa jah, riisud, sa korjad igasuguseid koledaid asju, oled tolmu sees oled prügi sees. Täna meil käis traktor. Täna mhm, käis traktor ja pisike traktor nagu ei ole ekskavaator, aga pisike kopa, öeldakse kopatraktor, et ta võttis niiviisi mulda ja viskas mhm, ja siis mhm, lükkas ja tasandas ja lükkas ja tasandas. Ja mhm, mina näitasin traktorile, mine sinna, tule siia. mhm, ja, mhm, ja siis traktor läks ära ja mina hakkasin riisuma, mhm, riisuma граблями, да, работать. Рехицема тоже говорят граблями работать. Но рисума– это когда вперед-назад, рехицема– это когда я собираю, да. Ja, aga hommikul mina tegin kiviktaimlad, kividest tegin hunniku. Tegin Что ты hunniku kivi. камней? Ja ei, Из suured kivid ja mina neid tassisin. Mul selga valutab, jalad valutavad. Ma olen Мгм. tolmul higine. Мгм. Ilus ilm, päike paistab. Мгм. Annika, sõida mereranda, Да, да, jaluta, абсолютно. r- puhka. Vot see on Мгм. puhkus. Ei, Annikal on aktiivne puhkus, Мгм. mullatöö. Мгм. No jaa. Kui sul on maakodu, ja- Maakodu, ärge siis, ostke maakodu, ei. siis siin on igavene alati midagi puhkus. teha. See ongi siin on igavene alati midagi puhkus. teha. Ehk siis sa Ja. puhkad. Ja äh, vaata, maakodu, maa, земля, да? No kui mul on füüsiline maa, Физически. да? Maa, это земля, füüsiline, siis see on muld. Мгм. Да? То есть, kui mul on asi ja ta kukkus maha maa peale, na Мгм. землю, Мгм. Да. aga kui ma kaevan, kui ma istutan lilli, siis see on muld. Ma ei tea, Мгм. как вот по-русски. Земля и есть земля. Как Я даже не по-украински знаю, это не все-таки торф, земля? нет, торф это торф, а мульт это все-таки Не-не-не-не-не. земля. Мгм. Мгм. Да. Чернозем еще кто-то говорили. Наверное, Ну, чернозем, может чернозем быть, это да. вообще мульт, это не только Ну, чернозем. ну, Мульт просто, это короче, любая грязь, да, там ты встала в лужу, ну, как бы встала в землю, вся в пыли такая, ты скажешь, ой, ma olen nii mullane, mullane, я мгм, такая вся в земле. Мгм. мгм, Мгм. И если Да. я, например, да, вот говорю физическое, это мульт. мгм. Okei, eks siis Мгм. väga põnev puhkus sul on ju. Ja väga põnev puhkus. Oi, Aga Julia tuli. homme ma külvan muruseemneid, Mhm, külvama сеять. То есть, когда Ага. ma istutan ja сажаю, да? Мгм. А kui ma külvan, тогда есть семена. Külvata, ma külvan, семена Мгм. буду сажать вот так вот, да. mhm. Mina Мгм. ka nüüd sinu, mina Мгм. nendest sõnadest ka Мгм. paljud õpi, sõnad ei. Jelenal on ka maakodu. Tema Mhm. teab seda, aga ta ei Ja tea kõike eesti keeles ja ja selles mõttes, kui mhm. Annika juba rääkis, millega ta tegeles Mhm. nädalavahetusel, siis minu kord mitte ja mina nädalavahetusel, ma täna tegin. ja sa täna nädalavahetusel tegid, mul olid nädalavahetusel veel said. tööd. Ahah, ja ma mina rohisin, ma istutasin tomateid ümber ja mhm, mhm. ja meil oli niimoodi, et ja reedel õhtul ma läksin Paldiskisse ema juurde, no siis me seal ööbisime ja laupäeval samamoodi, Annika, meil oli tellitud traktor. Nii, ja traktor meil oli tellitud, meil on niisugune väike aiandusühistu
Sadovõe tavarišestva ja et meil on seal nagu, no aiamaad ei ole nagu päris suvilad, nii dacha, aga такие огороды. Nii, ja siis tuli traktor ja traktor alguses tegi no, selle ühistu tööd ja siis pärast ta no, liikus minu poole, see oli laupäev, terve päeva jooksul sadas vihma, kes mäletab, mis laupäeval, ma ei tea, Tallinnas oli vihma ka vist. Minu maakodus ei olnud vihma. Sul ei olnud Ei ja olnud Paldiskis nagu sadas vihmad terve päeva. Nii, siis mina ise töötasin kasvuhoones ema juures, no koos emaga ja mul mees, tema nagu juba juhendas ja traktoristi, kuhu, mida oli vaja teha. Nii, vot kui meie ühistutöö oli ära lõpetatud, siis ta hakkas meie juures tegema. Siis nad tegid niisuguse väikse vundamenti, me hakkame ehitama väikse lehtla, et besedka eesti keeles. Nii, ja siis ta tõmbas mulle välja, meil olid nagu, как это они, срезанное дерево, там, как это, спиленное, я не помню это слово. Raiutud, если срубленное, да, raiutud спилено. puu. Raiutud 2 puud. Nii, ja siis jäid эти, как они там называются, забываю тоже, спинёчки. Kännud. Ja, kännud, да. Ja siis traktorist tõmbas veel need kaks kännu. Kaks kändu. Kändu, da? Vaata, üks känd, kõik kännud, множественное, 2-3 kändu. Palju kände. Oota, ta tõmbas mullast või maast? Nii ja naa, ütleme, ta tõmbas maast välja, вытащил из Maast võib земли, ka öelda maast. aga kui sa ütled, ta tõmbas mullast välja, ты как бы уточняешь, что он вытащил из земли, которая вот именно физическая земля. 2 kändu, vot näete, mina ka, ma ei tea palju sõnu, ma töötasin panganduses ja tegelikult ma väga hästi oskan võib-olla juriidilist keelt, aga mõned nagu sõnad siiamaani on, siiamaani on nagu uued. Ma mõned sõnad vene keeles ka ei tea. Jah, vot niimoodi. Ühesõnaga, ja siis laupäeval oli selline tore päev, aga pühapäeval ma olin kutsutud juubelisse. Juubelile. Minu venna naisel oli juubel, ta sai 50 ja ta kutsus meid restorani. Lasnamäel avati uus restoran Kamikadze ja ta kutsus meid sinna restorani. Vot, siis ma eile istusin restoranis, sõin ja jõin erinevaid asju. Mida sa sõid ja mida sa jõid? Seal oli, huvitav oli see, et olid nagu supisted olid sushi millegipärast. Sushi oli. Ja pearoog oli igasugused šašlikid, liha, lambaliha, sealiha, kalkuniliha. Seda me sõime, siis ma jõin mahita, alkoholivaba mahita, sellepärast, et ma olin roolis. Nii ja magustoiduks ma tellisin šokolaadi fondani. Fondan vist nagu selline nimetus oli. Fondan, vot nii. Ja istusime mitu tundi. Minu ema tuli ka peale. Minu ema on 87-aastane naisterahvas ja ma tegin temale make-upi. Ta pani ilusad riided selga
tema jaoks oli väga tähtis üritus. Nii. Ja igasugused ehted, pärlid, žemtšuk ja et siin olid kaelaehe pärlid. Kõige naljakam oli see tüdrukut, et kui ta jõudis koju, ta ei saanud iseseisvalt selle kaelaehe nagu lahti teha. Ja ta ootas, millal lapselaps tuleb koju. No nad elavad kõrvuti korterites ja siis, kui lapselaps, minu tütar tuli koju, ta aitas temal sellest tehest lahti saada. Ehk siis vaene naine kannatas niimoodi, et nagu istus ei Ehe, saanud знакомое слово эхет? Да, Вот украшение. Да, Украшение. Мгм. Selline lõbus päev mul oli eile. Nii, olgu, rääkige teie siis, mis teil oli? Olga, kas sa räägid midagi huvitavat? Mis sa nädalavahetusel tegid? Töötas, ta jälle töötas. Töötasid või? täna ma töötasin ja väga väsinud, väga. No ja Ja natuke oli... Näed, Olga, mina puhkasin, olen ka väga väsinud. Aga täna ma käisin, нет, опять я ходила, ma käisin. Ma käisin, наверное, ma käisin hambaarsti juures, jah. Ja tema natuke расстроил. Muidugi nad oskavad seda teha. Поэтому mul on... Нет, mul oli stress или как это? Muidugi stress. Mina iga kord, kui lähen sinna, mul on stress. Так, nädalavahetusel ma puhkasin, jah? Näed sa. Ja ma ostsin palju, нет, не palju просто, ma ostsin lilled. Ostma mida? Подождите. Ma ostsin lilli. Lilli, jah. Lilli ja veel natukene me natuke jalutasime. Ja kõik. Lihtsalt oli tore nädalavahetus ja sina, kui viimased korrad kogu aeg, kui sinu käest küsid, millega sa tegelesid, sa rääkisid, ma olin tööl. Aga kus sa jalutasid? Ma puhkesin tööl. Aga kus sa jalutasid? Так, me jalutasime Stroomi rannas. Pargis? Pargis, jah, Stroomi pargis. Kas rannal käisite ka? No ja lähedal oli. Rand oli lähedal, jah? Rand oli lähedal, jah. Kas rahvast oli palju? Rahvast? Inimesi, kas? Ma ei tea, ma arvan... Rahvas, хорошее слово. Rahvus, национальность, да? Rahvas, говорят, когда народу было много, kas rahvast oli palju? Jaa, rahvas. Kui sa tood, народ, что вы думаете? Rahvas, mida te arvate? Вот rahvus, национальность, rahvas, это вот именно народ. Ja oli palju, sest oli väga hea ilm. No, da. Kas inimesed juba suplesid meres? Suplema, не ujuma, suplema? Või mitte? Ei. Külm, vesi on külm. Vesi oli külm. Külm vesi. Лен, какая разница suplema ja ujuma? Suplema kupatsa, aga ujuma plaavad. Jaa, et kui sa ujud kas basseinis või inimene konkreetselt ujub, jah? Это плавать, jah? Aga suplesid kupatsa. Tavaliselt ikkagi öeldakse suppe. Inimesed suplevad.
Я это Tuplavalt, слово jaa. вообще как-то не знала, да? Uus No sõna, vot, veel uus Да, sõna. потому что meil on niisugune kliima Eestis, millal me saame supelda? да, А? супер. Meie suvi Varsti, kestab, ma ei siis tea, kui minu puhkus on läbi, siis lähme jaa, suhtlema. ehk siis nagu on, mis nali meil on, et milline suvi, kuidas Annika oli see nali, et sellel päeval, kui oli suvi, sellel päeval ma olin tööl. Jaa. See on pikem lugu. Kuskil välismaal, ma ei tea, väga Türgis, jah, kohtuvad inimesed ja näevad, et üks valge mees istub. Kõik on päevitunud, загорелые, да? Kõik on päevitanud ja üks meesterahvas on täitsa valge. Ja naaber küsib, kuule mees, et miks sa nii valge oled? Kust sa pärit, kust sa tuled? Ma tulen Eestist. Kas teil Eestis suve ei ole? On, aga ma töötasin sellel päeval. Jaa. Väga lühike suvi. Один, да? Aga sellel päeval ma töötasin. Да, 2 дня и все, уже холодно. See on väga vana nali. Vana nali ja et sellel päeval. Ja veel teate, kuidas saab Eestis aru, kas on suvi või on talv? Kas on suvi või on talv? Kui minu jope on kinni, siis on talv. Kui minu jope on lahti, siis on suvi. Suvi ja ja vahepeal seljas üks ja sama jope aastaringselt. Ну, честно, я так и носила. Я куртку носила с зимы до сегодня. Просто кофту. Ma ütlen, jope kinni on talv, jope kinni on lahti talv, on jope suvi. lahti on suvi. Kõik on väga lihtne. Väga lihtne. Tore, aga suur aitäh, Olga. Mida Julia meile räägib, kuidas tema puhkas nädalavahetusel? Ma ei puhkas nädalavahetus. Ma tahan sõidan puhkusele ja nüüd ma palju töötan. Töötad palju. Julia, mina ka kuulasin teie tundi ja ma kuulsin, et sina sõidad Bulgaariasse. Mina ka lähen Bulgaariasse. Juuli lõpus ma lähen Bulgaariasse mehega ja tema lapsega. Me läheme 3 Bulgaariasse. Aga sina rääkisid, et teie lähete bussiga. Õigesti ma mäletan. Sa rääkisid, et teie sõidate 2 päeva Bulgaariasse. Mina ostsin piletid, lennupiletid Bulgaariasse, väga kallid piletid minu arust, väga kallid. Aga meil on seal minu mehe sõbral on olemas korter, kus me saame elada terve nädala Bulgaarias. Burgasses. Me läheme Burgasses. See on see kurort. Nendel on 2 suurt kurorti. Üks on Burgas ja teine on Varna vist. Varna. Kuhu teie lähete? Ma lähen kuldne пески, Kuldsed liivad. Золотые пески. Kuldne, золотой. Liiv, песок, да? В единственном. Теперь множественное число. Kuldne, да? Слово kuldsed и liivad. Kuldsed liivad. Kuldsed liivad. Kas teie ostsite reisipaketti või te lähete ise bussiga ja teie lihtsalt nagu broneerisite endale seal korteri, kuidas teie tegite? Ma broneerisin hotell. Broneerisin hotellis. Так.
На берегу randale. Ranna Esi, lähedal. esimene, Liin. esineme Esimene liin. Jah? liin, liin randale. Väga hea, siis meri on väga ligidal. Hästi. Nii. Ligidal или Лахедаль? Я? Лахедаль? Вы имели в виду Лахедаль, да? Что? No, Mere, Lähedal. Mererannas ta ütles esimene liin. Esimene liin. Ну, это на пляже первая линия. No, Да, kui да, te я это ütlete поняла. mere lähedal, рядом с морем, да, mere lähedal või siis mererannas na pляже первая линия. Ma ei tea, kuidas on õige. Ma pole Bulgaarias käinud. Ma ei tea. Ну, arvatavasti võib öelda ka mererannas. Это прямо Mul совсем на on пляже. maakodu, mina ei käi Bulgaarias. Ma puhkan siin. Ja ma ei tea seda, sellepärast sa Mulle puhkad keegi ei maksa raha selle eest. Ma puhkan. Teen Jaa. tasuta tööd. No ja. Selge, hästi. Nii. Eks siis näed, et seekord Julia puhkas tööl nädalavahetusel, on ju? Aga Olga... Ei, ma ei puhkas, ma tootan. No ei, ma lihtsalt teen nalja, et nii-öelda puhkasid oma õmblusateljees, nagu ma saan aru, jah? Õmblusateljees sa puhkasid. Hästi. Nii, tore. Юля, я исправлю сразу же. Пухкама, пухата, пухкан. В прошедшем времени отрицание образуется от до инфинитива. Значит, ты скажешь ма ей пуханут. Ладно. Ма пухкасин от ма инфинитива пухкама. А так как пухата это да инфинитив, а в отрицание мы скажем от да инфинитива, тогда ма ей пуханут. Ма ей пуханут. Вот такое хорошее слово пухкама. Оно вот как раз показывает, когда ты его начинаешь в разные формы ставить, где какое поставить. Ma puhkasin, ma ei puhanud. Ma olen puhanud. Ma puhkan praegu. Ja. Ma ei Ma puhanud. olen puhanud, это я отдыхал когда-то. Да. Ma olen puhanud, ma puhkasin, а ma olen puhanud. Это когда-то. Это другая форма прошедшего. Ma ei tea, mitu aastat tagasi. Ну, я не знаю там. Kunagi. А puhkasin тоже ж мы можем использовать? Vaata, puhkasin me ütleme siis, kui ma ütlen, ma eile puhkasin, ma eelmisel nädalal puhkasin, jah, aga ma olen puhanud, me täpselt ei tea, millal sa puhkasid. Kunagi, jah. Kas Ta ei mäleta, millal sa puhkasid, aga... Võib-olla Aga kunagi ma olen 2 puhanud... aastat tagasi. Kunagi ma olen puhanud Bulgaarias. Teises elus. Aga kui Julia tuleb tagasi ja ütleb, et ma juunis puhka, siis on puhkasin. Когда ты скажешь конкретно дата, тогда простое прошедшее время. Окей. Всегда забываю это. А вот отда инфинитива мы образовываем, когда это отрицание в прошедшем. Наоборот, да, отрицание в прошедшем времени. Отда инфинитива. Да, и с этим мы как раз сталкиваемся, когда ма и да инфинитив отличаются. Особенно популярно слово rääkima. Rääkima, rääkida, räägin. Да? Да, и вот там тоже ma räägin сейчас, aga ma rääkisin, ma ei rääkinud. Вот очень часто вот это слово тоже ka и ga путают, когда сказать. Да. Rääkima. Ma räägin, kas sa rääkisid, да? Ma räägin сейчас, да? Вот надо их запоминать. Ничего, все запомнится, с практикой придет. Kõik tuleb. Näed, Lenna teab ju juba, automaatselt ütleb. Mina, aga ma juba grammatikat ei mäleta. Aga ta teab, et see on nii. Ja, aga lihtsalt mul ka väga huvitav, kus teiega niimoodi nagu meeldetuletuseks. Nii, kodutöö oli väike, puhkama, puhata, puhkan. Kuidas teile video meeldis? Ja, väga naljakas. Naljakas, Julia, naljakas. Смешное. Naljakas ja lõbus. Lõbus, jah. Ja, et selles mõttes ja lõbus video ja siis
Mul on selline tunne, et meie kõik oskame niimoodi puhata. Я On ju? точно. Да. Nii, kas te mingit sõnu leidsite? Что-нибудь составили? Ну да. Ну, Половину, пол. No see ei Jaa, ole no ja nagu tak- lihtne ja словами puhkama только ничего, так вот чуть-чуть, да? No kes alustab? Keegi võiks alustada. Юля, хочешь? ты? Да? Давайте. Мгм. Так, когда я прихожу домой, я в основном отдыхаю. Kui koju tulen, siis ennast puhkan. Enamasti. Enamasti puhkan. Enamasti, в основном. Мгм. Так. Отдыхать начинаю... Дальше, да? Мгм. Отдыхать начинаю с кухни. Hakkan kogis lugastuma. Lõõgastuba. Расслабляться. Мы говорим пухкама. Расслабляться. Puhkama. Puhkama. Мгм. Puhkama. До меня тут никто целый день не отдыхал, поэтому отдыхаю я одна. Enne mind siin terve päeva keegi pole puhanud. Ja väga pole puhanud. Вот это про что мы Seega, говорили. seega üksi puhkan. Мгм. Поэтому отдыхаю я одна. Мгм. Seega üksi puhkan. Мгм. Девочка, как у вас? seal mina kirjutasin niimoodi. Oota, ma hakkan puhkama köögist, seal enne mind terve päeva keegi pole puhanud ja sellepärast ma puhkan seal üksi. Ну, я тоже думаю, что у меня тут не все правильно. У меня, я именно с пухкама делала, поэтому сестма puhkan kogu aeg. Я Ага. прям брала, Aeg, я прям брала так просто. terve, Ух, все время. kogu aeg. Мгм. Мгм. Kogu aeg это все время? Все время. Mitte kõik Kogu aeg, aga kogu aeg, ты сказала. Правильно, да? Да. Целый день, terve päev. Kogu aeg, terve päev. Мгм. Я просто чаще слышу kogu aeg. Да, говорю? Мгм. Или нет? И так можно. И так, Мгм. да. Так, как сказать, я отдыхала целый день, я отдыхала весь день. Какая разница? Мгм. Оттенок разный, точно так же Мгм. смысл меняется вот terve või kogu. Ну, Юля, edasi siis. Заниматься другими делами у меня нету времени, потому что я постоянно отдыхаю. Mul pole aega muude asjadega tegeleda, sest ma Pole aega, ei ole aega. Ладно, скажи до конца, ладно. Мгм. sest ma pidevalt puhkan. У кого Перевод? по-другому? Постоянно отдыхаю, потому что я постоянно... Sest ma pidevalt puhkan. У кого как Ну, еще? У меня аж опять вот это сестма puhkan kogu aeg. Это я перескочила на ту. Mul ei ole füüsiliselt võimalik teiste asjadega tegeleda, kuna ma puhkan kogu aeg. Да. Да. Pole aega, ei ole aega, тогда будет да инфинитив. Потому что это вот это правило on. On aega, ei ole aega. On tarvis, ei ole tarvis. И тогда идет да инфинитив. Если это вот не эти 5, olen sunnitud, olen valmis, olen nõus. Поэтому там да инфинитив. Mul on aega puhata, mul ei ole aega puhata. Mul on aega tegeleda, mul ei ole aega tegeleda. Pole aega, ei ole aega, это равно. Pole või ei ole. Väga hea, Julia, väga põhjalikult võtsid ette. Ma ei arvanud, et te nii tublid olete, aga no võtame edasi. On veel, aitab. No mina Veel. ju Еще есть? selles mõttes, Да, есть. После Ага. кухни я перехожу отдыхать в ванную.
Pärast köki lähen vannituppa puhkama. Ahah. Kuidas teistel? Pärast Нет, kööki ma lähen pärast- üle vannituppa, seal ma puhkan kiiresti, aga Lähen energiliselt ma efektiivselt. ваннитупа puhkama. Там я отдыхаю быстро, ну, то есть я разделила. Там я отдыхаю быстро, но очень энергично и эффективно. Seal puhkan kiiresti, aga väga energiliselt ja tõhusalt. Kuidas teistel on? Мне похоже, я isegi tõhusalt. Ну, у меня было, я использовала эффективselt, я забыла это слово tõhusalt. Но я тоже поставила pärast kööki, ma lähen üle ma lähen üle, Annika, я не знаю, правильно или нет, ma lähen üle Võib öelda vannituppa. ka üle, jah. Ma lähen üle vannituppa, Перед, seal да? ma Да, я Ma как lähen бы üle. перехожу. Перехожу Вот как это бы, üle, как lähen üle. перехожу. Lähen üle, Üle. lähen üle. Üle, да. Ma, Да. seal ma puhkan kiiresti, aga väga energiliselt ja эффективselt. Ну, можно тогда tõhusalt, вот это вот слово я как бы забыла. Kõik vist? После этого отдыха я иду отдыхать по всему дому. Pärast seda puhkust lähen kogu maja puhkama. У меня наоборот. Или надо было наоборот. Как ты сказала, Ольга? Как ты сказала, Ольга? Надо было, да, puhkama в конце ж поставить. No No kuidas mina sinul тоже. on? Ütle oma versioon. Pärast seda puhkust lähen puhkama mööda kogu maja. И вот тут, наверное, puhkama надо было в конце поставить. Да? Pärast seda puhkust, после отдыха, да? Да, lähen mööda kogu maja puhkama. Just nimelt, Так? jah. Lähen Мгм. mööda. Kogu maja puhkama. Да, kogu maja и puhkama, да. Вот я, в принципе, Ольга поставила точно так же. У меня тоже, я вот эти, знаешь, когда надо писать, я тоже путаюсь в плане того, что где ставить вот эти глаголы. То есть я тоже поставила Ja. ma lähen puhkama mööda kogu maja. Вот я тоже так поставила. Nii. Так, дальше. Kõik. Kõik. Давайте тогда, что я тут быстро написала. Так, vahepeal ma puhkan nii palju, et olen sellest puhkamisest ära tüdinud. Aga ma saan aru, kui ma ei puhka, siis keegi minu eest ei hakka puhata. Ei hakka. Ei hakka. Hakkama. Начинать приступать. Ma инфинитив. Ei hakka puhkama. Ja. Ei hakka puhkama. Mõnikord see puhkus viib mind pisarateni ja hüsteerikani, isegi nutt tuleb peale. Aga ma kuivatan pisaraid ja jätkan puhkamist. Või puhkamisega. Nii, võib nii ja naa öelda. Ma mõtlen, ma jätkan puhkamisega. Puhkamine. Ma jätkan mida, jah? Ma jätkan puhkamisega, kui sa ütled, et see on puhkamine, protsess, oddih. Aga ma puhkan, ma jätkan Puhkamist. Ma jätkan puhkamist. Nii ja naa võib öelda, jah? А вот само построение Ольга, предложения... Юля, mis teil on? А у них, по-моему, ничего нет уже. Ei jõudnud? Нет, я одно предложение. Kuid siis kuivatan, да? Lisaks ära ja lähen ikka edasi puhkama. Я так сказала. Ну, и lähen edasi puhkama. Видишь, я ikka поставила edasi jätkan puhkamist. puhkama. Puhkama. Ну, потому что lähen, да? Потому что läheb, тоже. да. Потому что Я говоришь, тоже я думаю, иду что это дальше нормально, отдыхать. да. Läheb. Да. Lähen puhkama. Nii, peale kodutööd ma lähen puhkama õue. Või ma lähen õue puhkama. Вот как правильно? Ma lähen õue puhkama. Lähen õue puhkama. Puhkama в конце. Да, õue puhkama. Sest väljas on ilus ilm.
ja oleks patt mitte puhata. Teate, mis tähendab oleks patt, mitte puhata? Patt – это грех. Это грех. Вот. Aga ma mõistan, et on vaja puhata. Ma mõistan или какое-то другое слово? Ну, nii ja naa, jah. Ma Nii ja naa. saan aru, ma mõistan. Ja pärast niisugust puhkust valutab selg, jalad, käed. Ja veel minu abikaasa palub mind minna puhkama Lehtlasse, besiedku. Vahepeal sinna tulevad külalised, aga puhkan seal ainult mina. Vahepeal, вы знаете, что это такое? В первую очередь, нет? Иногда. Наверное, можно сказать vahepeal или mõnikord, Аника. А я mõnikord написала. Да, mõnikord. Vahepeal – это между чем-то, да? То есть между чем-то, между прочим, да, vahepeal. Minu mees ja Mõnikord lapsed. это иногда. Minu mees ja lapsed püüavad mind mitte segada ja sellepärast ma puhkan üksi. Püüavad mind mitte segada. Ну, не мешают мне. Видите, püüavad, стараются, значит, да, инфинитив. Mitte segada. Не мешать. Nii, kõik. Да. Nii lihtne video. Nii lihtne video. Ну, вроде бы да, но слова много новых. Вот Ja tegelikult вот nii pikk. Millised uued sõnad olid? Вот пюават для меня это тоже новое. Так, дальше. Беседка. Лехтла. Беседки, да. Так, что еще у меня тут это? Ну, я же старалась тут попроще писать. Юля, mis uued sõnad sinul olid? Pidevalt постоянно. Pidevalt uudis. Тихусalt. Тихусalt. Я то есть дальше я уже там, где истерики, слезы, отдых, там я уже закипела голова. Там, где прилагательные, да, вот с прилагательными. Какие у тебя слова новые были? Ну, у меня, в принципе, не было сильно новых слов. Просто я некоторые слова забываю. Ну, как ты сама понимаешь, например, да, вот уже это вот я, например, фейтифель сказала, хотя тыхусат, я же знаю это слово, но я вот как бы его не использовала, да, потом, например, я тогда как написала миты энамости, а я написала, например, ну, в первом предложении, куймаюан, кою, сисма, как я поставила, пиамиксельт. По-моему, я поставила. Peamiselt puhkan. Peamiselt Да? одинаково, да? Peamiselt, да. Вот я использовала другое слово. То есть, хотя мне больше, значит, больше понравилось энамости. Мне кажется, здесь как-то энамости, ну, более такое энамости, puhkan. Вот это вот. То есть, в принципе, у меня тут новых слов каких-то нету, просто я могу их позабыть, например. А у меня беда с прилагательными, особенно с красивый, там, злой, ну вот это все не могу запомнить. А Это слова не надо можешь тренироваться, запомнить или ничего страшного. использовать? И использовать негде вообще. И не всегда. Я только запомнила слово лебе, я все равно не помню, что так приятное означает. Оно есть такое лебе, это как мягкий, спокойный такой Вот, да. характер человека. То есть, когда мы характер изучали, сложно, ну, не знаю, просто сложная тема. Ну, какие-то, значит, ассоциации для себя придумывай, может быть, какие-то юмористические, чтобы было, знаешь, смешно, тогда запоминается. Ну, да. Прилагательное потом добавляется, вот то, что мы сейчас делаем разные предложения,
простые. У нас почти нету прилагательных девочек, да? И потом эти же предложения можно взять и подумать, что какой прилагательный мне сюда можно поставить. Вот про человека, про дом, про вещь. Мгм. Попробуем, да. Это Мгм. потом по этапе те же самые предложения, которые вы сейчас переводите. Мы вернемся в какой-то момент с Мгм. прилагательными и будем заполнять Да. эти же тексты. Потому что тут, вот если этот текст взять, то действительно очень мало прилагательных Мгм. вот в этом тексте. Ну, то есть Ну да. больше такие Зато я глаголы. посмотрела домашнее задание, которое было, будет сегодня в диалогах Коту Масина. Там действительно много используется прилагательных на уровне Мгм. А2. На уровне А1 их нету, поэтому давайте сегодня А1 диалоги пройдем еще. Коду Масина. Тема, я так понимаю, легкая. Все Коту техника kõik teavad vist. Эй, Ei. да. Мгм. Окей. No kuidas ei tea? Ikka tead. Мгм. Lehekülg 59. Мгм. Kes On. alustab, kes keda küsib? Julia, kas sul on pesumasin? Jah, on küll. Minu pesumasin on vannitupa, Kuhu, Vannitoas. aga kus? kus vannitupa, tupas, Mõtle. toas, Мгм. toas, Мгм. vannitoas, kus. Мгм. А можно сказать, что она еще белая, да? Да, küsi, Или- aga missugune on sinu да. masin? Mhm, Missugune värv on pesumasin? mhm. Mis värvi on sinu pesumasin? Jah, Mis värv? Mis Missugust värvi, это не то. Так, какая? Mhm. Minu pesumasin on valge. Mhm. Сразу же Minu скажу, ka. pesumasin, õmblusmasin, да, masin. Õmblusmasin, pesumasin. Mitte Pesumasin. masin, машина хочется сказать, машина, да? Masin, Pesumasin. pesumasin, õmblusmasin. Pesumasin. Мгм. Olga, kas sul on tolmuimeja? Tolmuimeja, Jah, on. aga robottolmuimeja. Kahjuks ei ole, aga ma tahaksin. Мгм. Mul on Ma näiteks olemas unistan, robot. unistan, Ja, ma да. unistan. Мгм. Мгм. Да. Mulle nii А тогда meeldib. о ком или я Ma мечтаю о unistan millest? Ma unistan pesumasinast. ahast. Robot-tolmu imejast sa unistad. Jah. Mhm. Aa, Mhm. tolmuimeja Oi, see on pesumasinast. nii hea asi. Mul on näiteks 2 kassi ja siis ma saan Oho. iga päev seda sisse lülitada ja mulle nii meeldib, kuidas see koristab. Мгм. Et see on nagu super. Так, еще ж Елена. Ja. Mis kodumasinad sul on? Kodumasinad. Kodumasinad. Так, ударение, да? Да. Мгм. Kodumasinad. Да, Да? kodumasinad, да. У нас Sul on. никогда машина, которую мы Мгм. называем, это auto, да? А это забудь, это все masinad. Mis kodumasinad? Kodumasinad. Nii, mul on pesumasin. See seisab mul esikus. Esikus on niisugune sisse ehitatud kapp ja seal kapis sees on pesumasin. Ja minu pesumasin on eestlaetav. No te teate, et pesumasinad võivad olla pealtlaetavad. Minu pesumasin on eestlaetav. Ну, спереди открывается. Есть верхняя, а это с Да, боковой. а это у меня такая, что eestlaietav pesumasin ja see on valge pesumasin. Nii, siis mul on külmkapp, see on hõbedast värvi. Külmkapp seisab köögis.
jah. Siis mul on multiketja ja aerogrill. Need masinad seisavad mul ka köögis. Siis veel köögis mul seisab see elektripliit. No loomulikult mul on, ma ei tea, kas see on kodutehnika vist, need laptop, tahvelarvuti, 2 televiisorit, siis statsionaarne arvuti, ühesõnaga tehnikat on palju. Nii. Nii, siis ma küsin Julia käest. Julia, mis kodumasinat sa iga päev kasutad? 4. küsimus. Так, ma kasutan iga päev väeketja, mikrolaineahi, külmkapi. Oi, mina unustasin, et mul on olemas veel veeketja. See on ka minu köögis. Julia, aga nüüd kasutan mida, kui sa ütled veeketja, külmkapp ja mis veel oli osastavas, mida? Kasutan mida? Ты сейчас сказала, касутан мисса, да? Я использую холодильник, чайник. И третья вещь была, по-моему, что у тебя? Векетя. Чайник и у микроволновка. А теперь osastava. Вот третья форма. Mida? Mitte mis, aga mida? Ma kasutan veeketjat. Veeketjat. Да, veeketjat. Третья форма. Veeketjat. Mikrolaineahi. Ahju. Ja külmkapi. Kappi. Aga iga nädal? Aga iga nädal, mida sa kasutad? Ma kasutan iga nädal tolmuimeja ja vetimeja. Ja vetimeja. Parovõi. Пароварку. Нет, паровой пылесос. Auru tolmuimeja. Auru tolmuimeja. Imeja, да, будет? Да. Когда kasutan, тогда mida? Tolmuimejat, veeketjat, külmkappi, ahju. Вот это третья форма. Запомните, kasutama mida? Kasuta tretja forma. И что от чего? Olga, mis kodumasinat sa kasutad öösel? Öösel ma kasutan veeketjat ja mõnikord аэрогрилlit получается. Тогда грилли. Это короткое слово. Грилли. Грилли. Mis kodumasinat sa kasutad päeval? Samasugused, да? У меня больше ничего нет. Samad, mis öösel. Ma kasutan kõiki masinaid. Ja. Vabandust, veel külmkapi. Külmkapi sa kasutad. Ka arvutid. Arvutid. Mul ei ole arvutit. See on tehnika, jah, pigem.
Jah. See on pigem tehnika, jah. Так, Лена, jah? Jah. Mitu korda päevas sa vegetjat kasutad? Kasutad. Vegetjat. Ja hea küsimus, et Ahah. see sõltub sellest, kas ma olen kodus või ma ei ole kodus. Kui ma olen kodus, siis ma kasutan veeketjat 4-5 korda päevas. Teen endale kohvi, teed ja väga tihti kasutan siis päeva jooksul veeketjat. Nii. Julia, kas sul on tavaline või elektriline hambahari? Mul on tavaline hambahari. Minu hambahari on roheline. Roheline. Minul näiteks elektriline hambahari. Ma tellisin endale Temust. See maksis, ma ei mäleta, 5 või 7 eurot. Väga hea hambahari. Jah. Ma olen väga rahul. hambahari Temust. Temust. Nii vähe maksis. Nii vähe maksis ja ma imestasin, et see on nii hea kvaliteet, sellepärast et enne seda mul oli mingisugune kallis hambahari ja kui see läks katki, siis ma proovisin, mõtlesin, et ma tellin Temust ja siis ma olen tüdrukud nii rahul ja see nii mugav laadija samasugune näiteks nagu telefoni jaoks, eks ma tavaliselt nendel hambaharjadel on niisugune eraldi mingi asi, kuhu peale sa paned hambahari ja hakkad laadima, aga sellel nii lihtne, et ikkagi hiinlased oskavad teha. Nii, Olga vastas ja Olga küsib. Julia. Olga, mis on sinu lemmik kodumasin? Kus see on? Külmkapp. Jaa, nii et minu lemmik Kodumasin. Minu lemmik kodumasin. Jah, правильно? Jah, kodumasin. Kodumasin. See on aerogrill. Grill, jah? Jah. Aga miks sulle meeldib see masin? Sest ta готовит. Teeb süüa. Да, ta teeb süüa без масла, rahvutada, что ли? Rasvata, ilma rasvata. Rasvata, да. Ilma õlita, ilma rasvata, jah. Jah, see on väga kasulik. Ja tead, miks mulle meeldib? Veel põhjus, miks mulle meeldib kasutada. Sellepärast, et selle peal on taimer. Ja see ise lülitab välja, et ma ei unusta ära pliidi peal midagi nagu vahepeal juhtub. Et see mulle meeldib ka sellepärast, et on olemas aeg, see tiksub ja siis ma tean, et näiteks 10 minuti pärast see ise lülitab välja. Vot see on ka hea asi. Nii. Sina siis küsid? Mis numbrit? 10. 10. Так, 10 точно. Kas sul on föön, jah? Jaa. Елена, kas sul on föön? Kus su föön on? Nii, ja mul on föön ja minu föön asub vannitoas ja kui ma pesen juukseid, siis ma kasutan kuivatamiseks ja siis ma kuivatan juukseid vannitoas. Nii. Julia, kas sa tead, mida tähendab
pistikupesa. Pistikupesa. Ja, pistikupesa on vene keeles rosetka. Ja. Mitu pistikupesa su köögis on? Minu koogis on Hakka lugema. Hakka lugema. viis Viis pistikupesa. pistikupesa. Viis. No jaa, et köögis Почему peabki не olema. виес? Юль, почему не виес? Ты сначала хотел сказать виес. Mis erinevus on? 5 ja 5. Viis. Mis tähendab 5? Мне все время хочется его изменить. Я путаюсь. Ну, сейчас попробуй зафиксировать, почему не виес, а почему вись. Потому что я говорю четко 5. Четко 5. Не Если бы пятый, ты сказала, не... что это вот моя 5-я розетка, да, Это тогда бы minu была бы köögi... вот это виес. Может, у тебя там номера на них. 1, А у 2, него 3, 4. тогда... Ты бы сказала виес, pistikupesa. Это моя 5-я See on розетка. minu lemmik pistikupesa. 5 pistikupesa on minu lemmik pistikupesa. Ma torkan sinna sõrmed. See on laste lemmik Laste pistikupesa. lemmik 5, mitte 4, mitte 3, aga 5 pistikupesa. Ja. А так как общее количество, тогда их 5. Вись. Да? Вись. Вись. Да. Теперь запомнишь надолго. Какая Надолго, разница. что? Сразу вспоминаю, розетка. Девушки, извините, а можно я могу пойти уже? Я Да. Малахина, да, Magama. magama. Ja eile väga vara ärkama. Ärkasid? Ärkasin. Ärkasin, да. Не, очень рано вставать. Homme То есть это Ahah. Homme А, ma не, pean... Что? если vara- ma pean, значит ärkama. Ärkama. Да, ma pean ärkama. Ma pean Jah. vara Ma ei ärkama. viitsi Mhm. ärgata. Ärkama, да, aga ma ei viitsi ärgata. Ma ei Aga ma viitsi pean. ärgata vara, aga ma pean ärkama vara. Jah. No тогда, Ольга, mine Suur puhkama. aitäh! Jah. Head tööd ja, Oi, suur aitäh! ja kohtume siis järgmine kord, aga meie siis tüdrukutega Okei. jätkame Lobiseme. natukene. Lobiseme. Ja. Head aega! Paka. Ja. Nii. Nii 12 küsimus või 12. küsimus. Jah. Siis kes küsib? Mina küsin siis. Jah, te võite, Jelena ja Julia võite rääkida. Ja, me võime rääkida, meie rääkisime juba sellest, et nagu mitu pistikupesa sul on ja siis me võime jätkata nende küsimustega ju tegelikult, on ju? Ja, Jelena, kas sul on rooster? Ja, mul on rööster, aga mina ei kasuta seda vot niimoodi iga päev. Ma ei kasuta seda iga päev. Ma mõnikord kasutan ja küsi edasi. Mitu sekundit sa saia roostid? Ma rööstin saia umbes, ma ei tea, 20 sekundit. Näiteks, aga tavaliselt ma ei röösti saia. Mõnikord ma rööstin, aga mitte iga päev. Sõltub. Nii. Julia, kas sul on arvuti? Ei ole. Mul on Laptop. Laptop. Sülearvuti. Вот, смотри, в принципе, kui küsimus, kas sul on arvuti? Kui sul on
laptop, nagu sa ütlesid, tegelikult see on üks ja sama asi. No, правильно, Annika? Jaa. Võib ju öelda, et Jaa, ja sa laptop või, või sülearvuti. sülearvuti, see on no, üks ja sama asi. Võib-olla kui küsimus, kas sul on ma ei tea, kuidas on siis, kas lauaarvuti või kakata, statsionaarne arvuti или как они Lauaarvuti. Lauaarvuti. Vot lauaarvuti, see Lauaarvuti. on такой, что kastiga ja sul seisab kodus laua peal, sa ei võta seda kaasa, aga no sülearvuti või laptopi sa saad ju kaasa võtta. Et see tegelikult sama asi nagu arvuti, võib öelda, et see on arvuti. Nii, aga kus su arvuti praegu on? Kas sinu ees? Ma õpin Kas sinu ees? sinu ees, jah. Jah, sinu ees on praegu sinu arvuti. Selge. Так, Елена, mis kodumasinad on sinu vannitoas? Ja magamistoas, jah? Aga Nii. magamistoas. Minu vannitoas ei ole kodumasinat. Minu pesumasin seisab esikus. Esikus. Prihожей, esikus. Ja, esikus, ja. Mul on seal niisugune kapp tehtud ja kapi sees on pesumasin. Niimoodi tehtud. Ja see on, ja vaata, sein, mul on siin esik ja seina taga on köök. Ja need torud on ühendatud niimoodi, et vesi jookseb sinna torustikusse. No, утекает туда, на kuhnu. Ühesõnaga, et see on nagu tavaliselt ju keegi ei pane pesumasina esikusse, aga mul on niimoodi. Magamistoas. Kui me räägime magamistoast, mul tegelikult magamistoas on mingid tehnikad ei ole. Mul on televiisor ja arvuti magamistoas. Nii. Julia, kas sul on raadio? Raadio? Ei ole. Ei ole, jah. Ma tavaliselt ma kuulasin muusika Eile internetis. Kuulan. Julia, eile kuulasin. Eile sa kuulasid, aga kui sa tavaliselt kuulan. Tavaliselt ma kuulan internetis. Internetist kuulad, ahah, selge. Jelena, kas kõik sinu kodumasinad töötavad elektriga? Ja kõik minu kodumasinad, mitte kodumasinad, kodumasinad. Kodumasinad. Ja kõik minu kodumasinad töötavad elektriga. Nii. Kuidas arvad, Julia, kas kodumasin on hea kingitus? Ei. Ei ole hea kingitus, jah? Aga mis on hea kingitus? Kuidas arvad? Kui näiteks keegi... Ma arvan, head kingitus on ehtus. Ehted. Väga hea mõte. See on ju tõde. See, mis kujutad ette, et keegi kingib sulle, ma ei tea, tolmuime. No võib-olla ühelt poolt on hea, aga teiselt poolt, et kui mees kingib, siis on ehted. Jaa, õige. Елена, kas su email on nõudepesumasin? Pesumasin. Minu emal ei ole nõudepesumasinat. Ja mina tahaks temale seda osta,
aga no praegu temal nõudepesumasinat ei ole. Aga pesumasin ja minu emal on pesumasin. Nii, Julia. Oo, milline küsimus. Kas sa tead, mida tähendab õmblusmasin? On küll. Omlumasin on vene keeles šveine mašinka. Kuidas on ukraina keeles? Ukraina keeles. Ukraina keeles šveine mašinka. Šveina mašinka. Šveine mašinka. Šveina mašinka. Ahaa, aga kas sa tead, mis tähendab akutrell? Ma ei tea, ma ei saa aru. Trell. Akutrell on vene keel trell. Trell, да. Aga вахлимасин. Вахлимасин. Не масин, тренируй себя. Масин. Вахлимасин on vene keeles vaffelniца. Да, вафельница. Aga köögikombain? Köögikombain on vene keeles kuhanikombain. Ja. Jelena, mis on sinu kõige ilusam kodumasin? Kodumasin, oi hea. No ma arvan, et see on minu külmkapp. Sellepärast, et see on selline hõbedane. Kus see sinu kodus on? See seisab minu köögis. Ja mina vahepeal teen selle lahti, vaatan. Annika teab minu harjumust, aga tema kogu aeg naerab mu üle. Mul on niisugune harjumus, ma teen lahti, vaatan sinna. Ja panen kinni ja võtan midagi näiteks. Ei ole Soome. Ma ei tea, miks ma niimoodi teen, aga noh, ühesõnaga, mul on niisugune suur, väga kõrge külmkapp. See peal meeldib mulle. No järgmine küsimus, mis on sinu kõige suurem kodumasin? No ongi külmkapp, nagu ma ütlesingi, et see on kõige ilusam ja suurem kodumasin. Kodumasin. Sa pead ennast siis nagu niimoodi ära harjuma, et ikkagi see masin. Nii, väga hea, aga see oligi viimane küsimus, Annika. Lähme puhkama. Julia, näed. Ma lähen puhkama. Kuidas te lähete puhkama? Leena, kuidas sina lähed puhkama? No mina alguses lähen puhkama vannituppa. Seal siis ma pesen hambaid näiteks. Siis ma pärast lähen puhkama niimoodi, et leian endale mingisugust filmi ja vaatame mehega filmi, siis võib-olla meie siis veel mängime passianssi telekas. Võib-olla ka niimoodi puhkame. Aga täna teismoodi ma enam ei puhka, ma juba täna puhkasin tegelikult. Julia, kuidas sina lähed puhkama? Ma lähen puhkama, kogi puhkama. Sa ei ole veel puhanud. Pesen nõusid. Pärast ma lähen puhkama vannitoas. Vannituppa? Kuhu? Tuppa. Pärast ma lähen magama.
Magama. Ärkad sa alles hommikul, aga täna sa lähed magama. Aga homme sa ärkad, Oiga ärkab väga vara. Ja sellepärast ta läks juba, ta ütles meile head aega ja läks magama. Ja meie ka läheme magama, läheme puhkama, aga homme ärkame. Ja. Ja minä lähden kastma. Sina ikkagi lähed puhkama. No ja, sa ei ole välja puhanud. Что такое кастма? Kastma. Сажать. Мгм. Поливать. Поливать. Kastma. Кастма. Kastma tomateid. Mhm. Ja lilli. Lilli kasvama. Поливать, да. Ja siis lähen prügi viima garaaži taga. Ja siis võib-olla lähen pesema. Ja, ma olen väga mullane. Ma olen veel väga mullane. Täna oli palju mullateid. Hästi. No tere, siis neljapäevani, jah? Aitäh. Aga esmaspäevani, minuga siis esmaspäevani. Esmaspäevani ja kolmapäevani. neljapäev. Sa tuled minu juurde, et see eksamit valmistama. Ja, hästi. Ja, no Tšau. kõik. Tšau. Tšau.